Tervitused! Pühapäeval sõitsin ema ja isaga maale, sest meie perekond tähistab vabariigi aastapäeva koos vanaemaga. Tee peal pidime aga peatuse tegema, sest 2 kitse. Ei tea küll, mis neil arus oli, et keset teed seisma ja selja taha vaatama. Järsku aga hüppas 3. kits põõsast nende sekka ja siis nad udisid tee pealt eest ära. Kõrvadel hakkas valusest peale kitsetralli. Koera haukus autos otse kõrva, kuid lõpuks jõudsime siiski kohale. Ema ja isa läksid vanaemale appi. Mina aga tõttasin koeraga enne pimedat mere äärde jalutama. Oi, järsku oleks nagu hunt meile vastu jooksul. Ja mina jooksin puudapeitu. Õnneks, lahe, ta on ikka koer ja sul on 2 koera. Ma esialgu ehmatasin lihtsalt, sest eelmine nädal me mängisime libahundi mängu ja üks sõber rääkis hirmu jutte neist. Aga tead, see koer on varem ka ehmatanud. Paar aastat tagasi tuli meie juurde üks ehitaja, kes pidas ka koera hundiks. Ta helistas metsavahele ning ütles, et hunt on metsast välja tulnud. Aga siis tuli välja, et on hoopis meie koer. Lugu lõppes hästi vähemalt. Kas nemad on ka sinu suurimad sõbrad? Kõik nimetavad koeri sõpradeks. Sest see on tõsi. Nojah, aga katsu sõpra koeraks nimetada. Solvub igaks ajaks. Ma tean ka ühte nalja loomade kohta. Üks sõber räägib teisele. Ma ostsin endale kilpkonna. Hoopis rahulikum koduloom kui koer. Aga tal on üks viga. Mis tal siis häda on, küsib teine. Noh, tal kulub susside toomiseks alati vähemalt 3 tundi. Saame tuttavaks ka, mina olen Marta. Paul. Me tulime täna maale vanaemaga koos vabariigi aastapäeva vastu võtma. Ema ja vanaema vaaritavadki praegu. Aga kui sa tahad, oled ka õhtul meile oodatud. Paneme lihtsalt 1 taldriku juurde. Mõni teine kord. Me samuti tähistame seda perekonnatsi. Peeglipikka.